Tead, kes on kõige maagilisemad inimesed üldse? Need on Bolti taksojuhid. Võiks isegi öelda, et imelised ja maagilised, sest vaata, Bolti taksojuht on ainuke inimene, kes suudab reisida ka ajast tagasi. Ma ei tea, kas teil on juhtunud seda, vaata, et sa tellid äpist Bolti on ja ta ütleb sulle, teie juht on 4 minuti kaugusel. 4 minuti pärast vaatad, teie juht on 6 minuti kaugusel. Kõva! Nagu mu juht ongi Teneti filmis praegu lihtsalt. Laagna teel sõidab tagurpidi mingi Robert Pattinsoniga. No sest mingil põhjusel kogu aeg lihtsalt läheb kaugemale aina. 6 minuti pärast vaatad, teie juht on 8 minuti kaugusel. 8 minuti pärast teie juht on 10 minuti kaugusel. 10 minuti pärast teie juht otsustas tagasi minna Ugandasse. Ja edendada kohalikku elu. Teie uus juht Andrei on 27 minuti kaugusel. Ja siis alati, kui Andrei hakkab kohale jõudma, siis tuleb see, et suurenenud nõudluse tõttu on hind tõusnud 6-kordseks. Ja sa oled nagu, kurat, cancel. Tühistamistasu, 50 eurot. Sa ei saa võita lihtsalt. Kuigi tegelikult Bolt on, ta on väga võimaluste rohke äpp, seal on võimalusi, millest me ei tea isegi, seal on nagu palju avastamist, näiteks mina sain hiljuti teada, et sa saad Bolti kaudu tellida endale ka loomatakso. Loomatakso. Ja ma pakun, see on just see takso, vaata, mis sa tellid, kui sa oled liiga kauaks vallibaari jooma jäänud. Lähed vetsu, vaatad peeglisse, ega see inimese nagu ei ole enam. Tellime loomatakso Boltist. Loomatakso, pealevõtukoht, vallibaar, sihtkoht, Sõle loomakliinik. Tore, et kõik loomakliinikud töötajad ka siin kohal. Need, kes ei plaksutad, need on Tatari loomakliinikust. Aga jah, see on Bolt loomatakso, sa pead muidugi nagu vaata otsima seda sealt jah, et see on nagu hästi ära peidetud sinna täiesti lõppu, et sa pead ülikaua scrollima, vaata, et sul kõigepealt tuleb see Bolt on ju, Bolt Protect, Bolt XL, Bolt gluteenivaba, Bolt LGBTQ+ on ju. Ja täiesti lõppu jõuad, siis seal on loomatakso Bolt Pets. Või vähemalt see on see, mis ma arvan, et ta on Bolt Pets. Ma ei tea, võib-olla ta ei ole Bolt Pets, võib-olla ta on Bolt Pets. See ei ole ka võimalik, vaata. Äkki üks tüüp pani nii palju hullu. Et talle tehti eraldi kategooria. Viige Pets ära. Scrollid edasi, tuleb Bolt Margus ja Priit ka. Smilersi fännid. Ja nagu mina ei teadnud, et see on olemas üldse, vaata loomatakso Bolt Pets. Ma olen nagu, mul on kass on ju. Ja kui ma olen nagu pidanud sõitma temaga kuhugi, ma olen lihtsalt tellinud tavalise takso. Ja see on võib-olla kord või paar aastas, et ma ei käi nagu iga nädala vahetuskassiga ringi sõitmas, vaata. Kuule, ma vaatasin, Ollikas on pidu, miisu lähme. Kord või paar aastas, rutiinne kontroll, loomaarsti juures käid ja niimoodi. Ja ma olen tellinud tavatakso lihtsalt, pole kunagi probleemi ka olnud. Ja ma olen alati küsinud juhtidelt, vaata kass on nagu kandepuuris kaasas, ma olen küsinud, et kuule, et mul on siin kass, et kas see on okei. Juhid on alati nagu, mina ei tea, vahet pole suva, sõidame, mina ei tea. Üks kord oli niimoodi, et juht ütles, et tal on kassi vastu allergia. Ja siis ma küsisin, et okei, et ma tellin siis teise takso. Juht oli nagu, ma ei tea, kurat, lühike ots, vahet pole enam. Ei vaata, kui hull see ikka olla saab. Sõidame, come on, võib-olla natuke nina kinni või midagi. Tavai, sa oled roolis, vaatame, kui hull see olla saab. Kas tuleb väike nina kihelus või? Istun autosse, sõidame minuti pärast, juht on lihtsalt... Ma olen täis paanikas nagu perse küll, kas sul on allergiline šokk praegu ja juht on nagu, ei, see on mu reaktsioon Tallinna liiklusele. Ära sina muretse, tee kassile pain. Ei ole nagu mingit probleemi olnud, kõik juhid on jumala toredad olnud, täiesti chill. Aga viimane kord, kui mul oli vaja sõita, on ju, kassiga, ma tellisin Bolti, on ju, tuli kohale selline, nagu must läikib Mercedes
ilmselgelt kiirust ületades, aga väga hästi käsitsetud auto niimoodi tõmbas maja ette, on ju. Ja siis mulle tundus nagu, et see juht nagu lükkas jalaga ukse lahti ja tuli välja niuke paks keskealine mees lõualotiga. Esimesed sõnad oli, istmete peale ei pane midagi! Okei, panen pagassi siis, tegi pagassi lahti, panin seljakoti pagassi, siis ta vaatab seda kandepuuri, et mis sul seal on? Ma ütlesin, et kass, ta ütles, türa võta loomataksona! Ja nagu ma ei teadnud, et see olemaski on, ma olin, okei, aga sa ise ei saa visata, et nagu ma siin vihma käes ootan, äkki viskad ära, ta oli, ei kotile, lollakad! Ja siis hakkab ära minema, ja nagu, okei, ma saan aru, minu viga, ma tellisin vale Bolti, on ju, ma ei teadnud, et Bolt Pets on olemas, ma oleks selle tellinud, kui ma oleks teadnud, aga ma ei teadnud, ma tellisin vale Bolti, minu viga, on ju, aga sa ei pea mind sõimama nüüd, sa ei pea ju, ma ei ole kunagi näinud, vaata, Miljoni mängus, et see on see, et nagu osaline ütleb, et paneme lukku variant C ja siis Hannes Võrna nagu debiilik. Sa pakud ikkagi teenust, veits viisakust, veits klassi võiks olla, on ju. Ma oleks täiesti õigustatult võinud talle öelda, et nagu, ahah, nii ongi, aga mine löö siis pihku oma mersu peale, kordi keskealine auto pede. Aga mis mul suust välja tuli oli, no head päeva siis. Ja ma mõtlesin, et oota, see on ju positiivne. Miks sa talle head päeva soovid? Sõima teda, solva, tee talle haiget sõnadega. Nii et ma panin lõppu, kuradi tont! Mis ei ole väga hea trash talk nagu selles suhtes, et... Aga see on üldiselt minu probleem, vaata. See on läbi aegade olnud minu probleem. Ma lihtsalt ei suuda öelda inimesele halvasti, ma lihtsalt ei suuda, vaata. Isegi kui mingi, hot ass piff tuleks mu juurde ja ütleks, et Ardo, ma olen paha tüdruk. Ma oleks mingi, et ma arvan, sa ka arened inimesena, vaata. Tasu nii ka öelda. Aga mul nagu tundus, et selle tüübi nagu unistuste töö ei olnud Bolti sõit, vaata, sest nagu sa ei saa olla taksojuht, kui sa oled nagu, oma autoga ei tohi, plekki ei tohi kuskil olla ega midagi. Sa ei saa olla nagu oma auto peale armukade, kui sa oled taksojuht. Või ma ei saa üldse aru nendest tüüpidest, vaata, kes on nagu sisse võetud oma autost nagu, et nagu see oleks su naine või midagi, et nagu rahune maha. See on auto, see ei ole su naine. Ära kohtle oma autot, nagu ta oleks su naine, on ju. Kas pärast tööpäeva mingi garaažis teeb Mersule paiga, ütleb, palun vabandust, Mersu. Tead, ega mulle ka ei meeldi, kui teised mehed on sinu sees. Aga ma luban, kui võlad saavad makstud, siis ma enam sind ei kupelda niimoodi. Ja tüüp tõmbas lihtsalt nahku ja on ju, nüüd mul on ikkagi vaja kuhugi jõuda, nüüd ma teadsin, et Bolt Pets on olemas, ma nagu tavai, ma tellin Bolt Petsi, jõuab kindlasti kohale vähemalt ja nüüd ma olin nagu uudisimulik ka, et okei, tore, ma saan nüüd spetsiaalse auto, vaata. Ma saan auto, mis on spetsiaalselt loodud ohtlike elajate transpordiks. See auto on loodud transportima selliseid kiskeid nagu tavaline kodukass, on ju. Ja ma mõtlesin, et mis ma saan siis, mis sealt tuleb, kas mingi lõvipuuriga asi või mis sealt tuleb, äkki tuleb sõjaväe soomuk või äkki isegi tank, tuli Škoda Fabia. See on suht pisik auto, ma läksin, küsisin juhilt, kuule, kas see on Bolt Pets? Juht ütles, ju siis. Ja põhimõtteliselt, mis ma tahan selle looga teile siis öelda, on see, et võib-olla teiegi lähete täna Boltiga koju, on ju, ja kui tellite ja näete, et nagu auto on niuke must Mercedes numbrimärgiga 19 siis saatke minu poolt suure kaarega perse. See oli mu aeg, aitäh!